Püramiidide küla ehitati 10 aastat tagasi Keila joa lähistele, looduslikult imekaunisse paika. See keskkond meenutab pigem saare kui Harjumaad ja nende kadakate vahel istuvad püramiidmajad kui valatult. Kui ma kunstiakadeemias õppisin, siis ma ühel hetkel, kui oli vaja Renessanss ehitisest teha essee, siis ma tegin lihtsalt Keopsi püramiidist ja õpetajale meeletult see meeldis. Hiljem kohtasin ma Gunnar Aarmat, sain inspiratsiooni püramiidide kohta kui harmoonilisema elukeskkonna kohta. Ja siis oli juba aja küsimus, millal ma leidsin siia krundi, ehitasin kõigepealt esmalt endale ja siis tuli juhatus ja tahe ehitada ka küla. Kokku on selles erilises külas 10 püramiidi, milles kõigis elavad pered sees ja väidetavalt oluliselt harmoonilisemat elu kui Kivimajas või Mustamäe korteris. Teada ju on, et püramiidias kuju peaks looma ühenduse kosmilise ja positiivse energiaga. Kas loodetud tulemus ka saabus? Nii nagu ma lootsin, võib-olla mitte, tegelikult hoopis paremini. Selles mõttes, et inimene ikka loodab head, eks ole. Tihtipeale me ei tea, mis on hea. Alguses oli isegi keeruline. Oli väga paljudele sisemistele asjadele vaja otsa vaadata, emotsioonidele, mõtetele, sest püramiidi energia hakkab nagu harmoniseerima inimese energia välja, mis siis kutsub nagu inimest üles iseendaga tegelema. Mediteerimine püramiidis on 3 korda lihtsam kui tavalises ruumis, et ta soodustab keskendumist. Marguse koduks olev kõige suurem püramiid on täna müügis. City24 portaalist võib selle leida 250 000 euroga. Maakler Tarmo Markeni jaoks ei ole see muide sugugi esimene püramiid, mida ta müüb. On juhtunud ka varem sama omaniku ühe teise püramiidmaja. Siin samas külas mõned aastad tagasi sai maha müüdud. See oli üks väga kiire müük, sest hind oli väga hästi paigas ja tulid samal päeval, vist oli 3 pere ja 3. võttis ära ja järgmistel päevadel mindi notarisse. Püramiid majas on kokku 6 tuba ja 3 korrust ja kui kirjade järgi on majas 189 ruutmeetrit pinda, siis tänu tema erilisele kujule lisandub kasutatavaid ruutmeetreid veel tublisti juurde. Maja juurde kuulub muide ka täismõõtmetes tenniseväljak ja korvpalliplats ning terve hektari jagu kaunist loodust. Asukoht on väga hea, sest on Tallinnale väga lähedal, 30 kilomeetrit umbes. Lisaks on täpselt Keila joa külje all. Keila joal, nagu me teame, Keila park, Keila juga, samas kõrval on Türisalu pankrannik. Siin on väga palju kadakaid ümberringi ja tegelikult see ongi looduslikult selline Natura 2000 alaga täpselt piirnev. Jõgi on siin samas kõrval, meri 3,5 kilomeetrit, väga kena vent. Räägitakse, et püramiidides on kõige tugevam energia just tipu all. Ka selles majas võib sama täheldada. Keskkoht on meil siin tegelikult ja siin on kristall. Sellel on ka tegelikult oma eesmärk, ta hajutab püramiidi energiat üle maja ühtlaselt, et teeb selles majas elamise vähe selliseks rahulikumaks. Kuigi praegu kasutatakse seda erilist maja elamiseks, siis võib vabalt sinna luua ka midagi muud. Näiteks lastehoiu, spordiklubi või lihtsalt kontorihoone. Miks aga peremees oma erilisest varast loobuda soovib? Asi selles, et olen 5 aastat valmistunud oma mängufilmide elluviimisel ja nüüd on aeg siis esimene mängufilm teostada ja hetkel vajan lihtsalt oma projekti jaoks rahastust.